kõige praktilisem. Meil seal teises ruumis õppeklassis on terve hunnik väga põnevaid fotosid ja just saabus veel üks suur väga põnev foto. Aga kuidas hoida vanasid fotosid, mis on vanad fotod ja mis sorti vanad fotod on, seda teab meile rääkida Joel Leis, kes töötab Eesti Vabamuuseumis samuti. Ja siis Kursavaid ka mõnda akadeemikas. Jah, ma olen fotoga kokku puutunud kuskil 15 aastat, niimoodi teadlikumalt rohkem. Ma sattusin Nõmme fotoringi, mis tegelikult mustvalge fotoga. Ja seal ma sain sellise korraliku kogemuse päris mustvalgega positiivse negatiivse protsessiga. Ja hiljem õppisin fotograafiat ja sattusin Eesti Teatri Muusikamuuseumisse fotohoidjaks. Seal oli 5 aastat. Sattusin kooli minna, restaureerimistetsi õppima ja sellest ajast töötan siis senistes Kodakanutis, mis on ühinenud siis Eesti Vabamuuseumiga ja Eesti Vabamuuseum. Ma esialgu räägin siis lihtsalt natukene üldiselt fotograafia ajaloost ja siis mõnedest rohkem levinud fotomenetlustest. Ja keskendada rohkem 19. sajandi, 20. sajandi alguses. Nii palju fotograafiast üldiselt algusest, et miks see fotograafia just sel ajal tekkis 19. sajandi esimesel poolel, et iseenesest mingisugused eeldused olid olemas, et võiks varem juhtuda. Kaamera obskura, siin on näha see paremal pool üleval, väike joonis, printsiip on väga lihtne, puhas füüsika, pimedat kasti, kus on ühes otsas väike auk ja siis teise seina peaks projekseeruma siis kujutis peegelpildis pea alaspidi. See on tänapäeval kõikide kaamerate põhimõtteliselt sama põhimõte, et selle augu on nüüd asendanud see fotoobjektis. Seda teati antiikajal, sest seda on kirjeldatud Vanas Hiinas teati seda põhimõtet, selline asi on olemas, aga sellega ei osatud alguses suurt midagi ette võtta. Mingi hetkel avastasid kunstnikud, et selle abil on väga hea kopeerida või siis reaalsust ümber joonistada. Selle varemal nurgas on siis kaamera Lucida, põhimõtteliselt mille tööpõhimõte on sama, mis kaamera obscural, selle taga seinas on nüüd peegel, kus projekteeritakse üles klaasi peale ja siis läbi paberi on võimalik siis joonistada kontuurid välja, väga nagu kopeerida, mis käsitsi loodust. Siin on ka ühest vanast käsikirjast tööpõhimõte. Ja see eelnõu kaamera kohta. Ja mis nüüd siis seda kujutist teeb, teine oluline asi on siis keemia, millega kujutist tekitatakse. Et selleks on üldiselt kõige levinum on lihtsalt hõbedasoolad, mis siis on teada, et need olid juba vanasti teada, keskajal teada, et need valguse mõjul tumenevad. Et oli märgata seda ja oli vaja need 2 asja kokku viia. Et sinna kaamerasse panna siis need hõbedasoolad ja sinna peale see kujutis ja need osad, mis valgust saavad, need siis muutuvad tumedamaks ja ülejäänud ei muutu. Väga lihtne põhimõtteliselt printsiip, et vast paljud on teist näinud ka kaamera obskura põhimõtet ja kindlasti teate kõik, mis on positiivne negatiiv. Aga siis selleni põhimõtteliselt jõuti juba kuskil 17. sajandi lõpus ja 1800 on siis esimest korda kirjeldatakse tegelikult esimest pilti, mis on saadud sellisel kujul. Ainuke asi on see, et see pilti ei suudetud siis säilitada, see lihtsalt valguse käes kadus. Ja esimene foto, mis on meiega säilinud, pole päris esimene, see on üks esimestest. See nüüd ei ole traditsioonilises mõttes foto, see on natuke teisel menetlusel saadud, aga põhimõtteliselt kaamera obskuraga saadud kujutis, mis on see hõbeplaadile. See hõbeplaat kaetud bitüümianiga, töödeldi keemiliselt. Sisuliselt saab selline pilt
no idee oli selles, et oleks võimalik saada siis nüüd nagu trükipilte või lihtsamal kujul, et ei pea kraadu üürima, aga see oli nagu lihtsalt selline idee, et kuidas saada kuidagi lihtsamalt. Väga revolutsiooniline avastus või saavutus. Et siin on muidugi, see foto on väga tuntud, kindlasti olete näinud seda. Et 1952. aastal siis leidsid ajaloolased selle foto ülesse ja juhtus selline asi, et keskel on näha see originaalfoto, et seda avaldada üldse, et see oleks nähtav, siis tuli seda fotot kõvasti töödelda ja saadi see vasakpoolne kujutis, mis on nüüd igal pool raamatutes. Et põhimõtteliselt vasakpoolne kujutis ongi see, mida kõik tunnevad selle esimese fotona, kuigi see on sellest päris fotost väga palju erinev. Ja parema poole siis see, kuidas ta nüüd on säilitatud tänapäeval. Sellest kastis on väga kontrollitud õhuniiskus, temperatuur, on hermeetiline, keskkonda kogu aeg moniteeritakse. Aga seda fotot on võimalik vaadata ja loodetavasti säilib ka kaua veel. Esimene siis fotoajaloo alguseks loetakse aga aastal 1839. See mees, Jean-Baptiste või Louis Jacques-Mandré Daguerre, siis jõudis esimese reaalse siis fotomenetluseni, Daguerre tüübini. Printsiibilt on lihtsalt tegemist on hõbeda plaadiga, mis on siis selles hõbeda sooladega tehtud valgustundlikuks. Plaat on kaamerasse, siis säritatud seda kujutist. Pärast keemilise töötluse on saadud siis selline nähtav pilt, et see pilt on alati peegelpildis, nii nagu see kaamera obskuru sees on. Ja põhimõtteliselt see on siis see esimene menetlus väga levinud, seda kasutati Euroopas kümnendi jooksul väga palju, aga Ameerikas oli palju levinumad, seal kestis see pikemalt ja oli üks peamise esimene fotomenetlustest. Jah, ta on hõbetatud plastplaat tegelikult. Räägin Eestist ka, Eestis on neid väga vähe säilinud, sest iseenesest Daguerre tüüp jõudis Eestisse väga kiiresti. Juba teada esimesed teateid juba paar aastat hiljem sellest, et on selline asi leiutud või mitte paar aastat hiljem, vaid toetud kuud hiljem, et on selline leiutis saavutatud seda ajalehe teade. Mõned aastad hiljem on juba teada ka, et esimene fotograaf on siin Eestis käinud. Mis ta teinud on, seda jälle ei ole teada. Siis Eestis on ka tehtud kaardistus, et kõik on kokku loetud arhiivides ja muuseumites palju need Daguerre tüüpe on väga vähe, 22 tükki. Erakaugudes võib veel need olla siin-seal. Ja üks põhjus, miks neid kindlasti võib olla ka vähe on, sellepärast, et kindlasti ka Balti sakslased, kui nad siit ära läksid, võtsid selle endaga kaasa, mingi osa nendest. Ja selle Daguerre tüübi kohta saab lugeda, siin all on nüüd väike link on tehtud teadik selle kohta ka Tsika Vilme Asmeri. Aspar on koostanud siis menetluse kohta põhjaliku teaviku ja siis seal on Eesti Daguerre tüübid ka kirjas nende kohta üht-teist täpsemalt. See info pärast saate kindlasti need slaidid ja ühe lehe ka, kus on võimalik täpsemalt lugeda. See on siis esimene teadaolev, kõige vanem teadaolev Daguerre, mis Eestis on. Mõnega on küll Peterburis tehtud, aga asub Eestis 1844 juba. Selle menetlus väga eripäna, see tohutu peen detailsus, mida põhimõtteliselt hilisemad menetlused ei ole järgi suutnud teha. Daguerre tüübi kohta võib ka nii palju öelda, et need on alati
väga kaunilt planeeritud. hõbeplaat on siis pandud spetsiaalselt karpi enamasti, mõnikord ei ole ka, väga harva on seda. Selle peal on klaas, siis ja mõnikord selle karbil kaan. Tegelikult väga, see vormistus on juba väga ilus ja järgmine menetlus, soolapover. Selle menetluse avastajaks ja leiutajaks on siis Talbot. Ja tema oli inglane ja põhimõtteliselt tema tegeles selle fotograafiaga või selle hõbeda soolade uurimisega juba pikemat aega tegelikult. Ta väga mitmekülgne isik nagu ikka tol ajal, enamus need teadlased tegelesid paljude asjadega. Ja see oli temal nagu selline väike kõrvalhobi. Ja 1839. aastal, kui daguerreotüüpi esitleti Prantsuse Teaduste Akadeemias, siis oli muidugi Talbotile ilmatuseks. Oli sisuliselt hiljaks jäänud. Muidugi see innustas teda ja tänu sellele hakkas siis oma menetlust edasi arendama ja uurima ja põhimõtteliselt jõutiski ka lõpuks tulemuseni. Sai siis sellise püsiv foto. Tema katsetas siis, alusmakseks oli paber, mis oli ka siis hõbenike kastetud ja lahusesse. Tema ei teinud mitte pilte kaamera obscuras, vaid pani paberi peale siis erinevaid objekte, näiteks pitsi või puulehti ja siis põhimõtteliselt joonistus selline kujutis välja. Algust oli muidugi probleem, et need kujutised hääbusid ja need ei olnud püsivad valguskindlad. Mis on tema menetluse eripära on see, võrreldes daguerreotüübiga, siin on kujutis negatiivis. Et see paberi osa, mis valgust sai, see tumenes ja see, mis valgust oli varjatud, see on heledaks jäänud, nagu see puulehel või sellel taimelehel on näha. Ja selline menetlus võimaldas siis teha fotoskoopiaid. Põhimõtteliselt neid koopiaid tehti kontaktmenetlusel, pandi negatiiv alla, positiiv peale, valgustati ja saadi siis peamisele paberile positiivkujutus, mis on nüüd õigepidi. Vasakpoolne foto on peegelpildis ja parempoolne nii, nagu ta siis looduses meile näeb see puu. See oli juba suur revolutsiooniline samm edasi, just oli foto nüüd jõudnud sellisesse etappi, et sai väga lihtne seda levitada ja paljundada. Talbot ise pildistas ka väga palju ja Eestis on ka mõned tema fotod. Need on Tartus Ülikooli raamatukogus, jah. Aeg-ajalt on võimalus neid näha, et mõnikord paar korda aastas või isegi harvemini on mõningate sündmuste raames, siis võetakse need välja, et kuna nad on nii valguskartlikud, siis põhimõtteliselt neid pigem ei näidata. Talbot siis nimetas oma fototüübi, selle menetluse Talbot-tüübiks või photographic drawinguks või Talbot-tüübiks. Aga levinud tänapäeval teatakse seda kui soolapover fotot. Soolapover foto siis levis Eestis või Euroopas kohe paralleelselt daguerreotüübiga hakkas levima. Aga Ameerikas oli ikkagi daguerreotüüp kuidagi nii tugevalt kinnitanud, et seal on soolapover fotosid väga palju vähem või praktiliselt ei leidu. Ja soolapover foto kohta on ka Eestis on natukene kirjutanud, põhimõtteliselt oma bakalaureusele kirjutanud Kadi Sika just ajaloomuuseumi soolapover fotode kohta. Selle lingi ma annan ka pärast, kus selle töö kätte saab. Seda bibliograafi on kõik alguses tutvustasin. Jah, varu näiteks ka Eesti fotolehel on see bibliograafi lehekülg, et seal on, see on väga tänapäeva lehekülg, seal on põhimõtteliselt
suures osas kõik, mis on Eestis fotograafia kohta kirjutatud, on seal välja toodud. Kindlasti kõik, aga väga suures osas. Nii, Soolavere kohta nii palju ma räägin natukene sellest fotost, kui mitte sellest, mis seal foto peal on, kui fotost kui objektist. See on ikkagi natuke minu spetsiifika, et mina ei vaata fotot kui infokandjat rohkem, kui ma vaatan fotot kui eset. Natukene ja mind huvitab see võib-olla natuke rohkem. See info, mis seal foto peal on muidugi väga oluline ja ma hindan seda kui kõrgelt. Ja hiljem töötaas ma natukene räägin ka nendest fotode tuvastamisest ja sellest poolest ka natukene, kuigi see on väga keeruline. Aga natukene üht-teist ma siiski räägin ja kui te sealt ära tulete sellest töötaast, siis mitte kindel olete, siiski neid fotosid suures osas määrata ei oska ja isegi professionaalid jäävad hätta sellega, aga mingit aimudes võib-olla saate. Siis soolapaberi iseloomulikumad tunnused on see, et on praktiliselt alati väga õhukesel paberil, siis see paberikiud on alati näha, ta on väga mati pinnaga, paberikiud on näha, kuna see paber on kastetud otse selle hõbenekraadi lahusesse ja see lahus on siis selle paberi sisse imbunud põhimõtteliselt, et kui nüüd mikroskoobiga vaadata, siis on näha, kuidas see tumedad hõbeda osakesed siis paistavad seal paberikiudude vahelt välja, et see selline paber teeb selle hästi matiks ja natukene see kujutab selle kõige teravam. Ja üldiselt, kui 19. sajandi väga palju kleebiti fotosid taustale, siis soolapaberi fotode puhul see väga levinud ei olnud, kuigi kleebiti ka väga palju. Ja väga üks iseloomulik tunnus on ka foxing. Foxing on selline, foxing nimetatakse selliseid tumedaid pruunikaid täppe lihtsalt paberi või mingi materjal, mille päritul päris täpselt teada ei ole. Mis pruunid täpp kindlasti olete näinud ja täna ka näete hiljem. Soolapaberi ma väga palju rohkem ei peatugi. See on natukene selline menetlus, mis väga levinud ei ole, aga mida ta võib-olla väga palju ka ei kohta, kindlasti võib seda juhtuda. Aga järgmiseks tuleb välja sellist menetlusi nagu albumiinfoto. Tegelikult on see 19. sajandi kõige levinum foto menetlus ja peamiselt kõige rohkem oli just levinud 1855. või 1890. aastani. Hiljem väga natuke vähem. Ja see varasem periood, 1835 on põhimõtteliselt nagu selline otsimisaeg, kus katsetati ja juba midagi leiti ja tutvustati, aga periood on siis 1855-1890. Hiljem 1890-1920 kasutati ka seda päris laialdaselt, et selles mõttes sellise perioodiseerimise kaudu on muidugi väga raske hinnata, millal just paigutada 19. sajandisse see albumiinfotos tegi kasutada 20. sajandil ka. Ja on teada, et siis see albumiinpaberi tootmine lõpetati 1923. aastal Saksamaal. Ja käsitsi võidi seda veel teha hiljem ka, kuigi see on väga marginaalne, pigem sellistes 20. aastatel on albumiinfoto enam haruldus. Mul on mõned kuupäevad siis ka välja toonud, siis 1850 oli siis esmatutvustus, põhimõtteliselt albumiinfoto esmatutvustus. Alumiini see varasel perioodil siis katsetati pigem alumiini negatiivi, klaasnegatiivi. Soolapaberi foto oli levinud, soolapaberi foto negatiiv oli väga levinud, aga puudus oli just see, et läbi paberi teisele paberile pildi kopeerides läks väga palju infot kaduma, põhimõtteliselt kvaliteet ei olnud nii hea ja ideaalne oleks olnud siis läbipaistv põhilipp, milleks see klaas oleks siis kõige sobilikum. Ja ainuke probleem oli selles, et seda fotoemulsiooni või fototundlikkust tihti ei osatud väga hästi siis kinnitada klaasile. Varajaselt siis üks variant, kuidas seda varajaselt katsetati oli ka siis
albumiini. Mul on peaks siin natuke rääkima ka, mis asi see albumiin üldse on. Põhimõtteliselt albumiin on tegelikult munavalget sisaldav proteiin. Põhimõtteliselt eesti keeles on siis see albumiin emulsioon ja see proteiin on täpselt ühe sõnaga. Inglise keeles kirjanduses muidugi eristatakse albumiin ja albumeen. Et siis albumeeniks nimetatakse põhimõtteliselt fotoemulsiooni, et teha see erisus. Ja albumiiniks siis nimetatakse seda munavalguproteiini. Jah, eesti keeles loetakse selle albumeeni kasutamist ikkagi vääraks, et pigem võetakse õigiks sõna albumiin. Protsess oli ise selline, et alguses eraldati muna valge muna kollasest. Sinna hulka segati hõbeda soolad või siis muna valge klopiti segamini jäeti seisma. Hiljem lisati sinna vett, võinud võis seista mõned tunnid või mitu päeva või isegi kuu võis seista see albumiin, see olenes sellest, mis oli lõpptulemus või lõppeesmärk. Seejärel see emulsioon valati paberile või siis teine variant, kus rohkem levitud, kasteti paber siis selle munavalge vanni otsast kinni võttes ja õrnalt niimoodi ja hoiti see natuke selle emulsiooni vannis siis. Ja selleks, et see paber sinna vanni ära õhuks, kasutati väga õhukest paberit. See paber oli tõesti väga õhuke. Ja seda te hiljem näete ka fotodelt siin ja ka õpitoas, kui õhuke see paber võis. Ja seda fotopaberit hakati juba tootma 1851. aastal, aga selle miinuseks oli see, et fotograafid ise selle paberi tegema valgustundlikuks, et siis kastma selle paberi selle soola lahusesse ja siis kuivatame, seejärel sai siis pildistada. Pildistada sai umbes paari päeva jooksul. See oli üks suuremaid selle menetluse miinuseid. Aga põhimõtteliselt juba eelvalmistatud paberit võimalik osta. Siis albumiin fotopaber on siis selles suhtes erinev soolapaber fotost, kui soolapaberi fotol oli see fototundlik kiht paberi kiudru sees, siis nüüd on see valgustundlik kiht siis selle emulsiooni sees, muna albumiinikihi sees. Ja see albumiinikiht siis katab seda fotopaberi ja selle tulemusena on võimalik saada selline palju ühtlasem ja siledam pind. Ja ka foto oli siis palju detailsem ja teravam. Siin on veel kopeerraam. Põhimõtteliselt, kui tänapäeval fotosid ilmutatakse pärast pildistamist, põhimõtteliselt pilt ilmutatakse, kinnitatakse ja siis on võimalik sellest alles negatiive teha siis, või fotosid teha, suurendamise teel või kontaktkoopia põhimõttel, siis vanasti albumiinfoto puhul ja mõnede teiste menetluste puhul pärast pildistamist siis pandi foto sellises kopeerraami, kus ühel pool oli siis kas pabernegatiiv või klaasnegatiiv, foto pandi sinna peale ja põhimõtteliselt see pilt tekkis siis valguse käes. See foto viidi enamasti akna alla või õue, lasti seal seista, see võis kesta seal mõni minut või pool tundi või isegi kauem, olenes kui tugev see valgus on. Ja sellest klapist sai siis vaadata aega, et kas kaugel see ilmumine on siis põhimõtteliselt see negatiiv natukene, luukist üles, vaadati piluti, pilt on juba valmis või ei ole ja siis seejärel siis toimus alles kinnitamine. Siin on üks foto albumiinpaberist, siin on väga hästi näha, kui õhuke see paber on. Et see on ka üks albumiinfoto tunnus, et on
alati väga, väga õudsel paberil. nii, siis 1800, tuleks ajajoone juurde tagasi, 1854 patenteeris siis selline prantsuse fotograaf nagu Listerii visiitkaardi formaadi. Põhimõtteliselt olid sellises mõõdus visiitkaardid omal ajal kasutuses, tema siis patenteeris just selle formaadi ja vormistas selle niimoodi, et samas visiitkaardi formaadis võeti tugevam aluspapp ja kleebiti siis see foto sinna peale. Et just 19. sajandi väga paljud 19. sajandi mingid fotod on just selliselt vormistatud, et visiitkaardid olid algselt ühes mõõdus, aga kohe üsna pea, et pisutega erinevaid formaate, et seal võib lugeda 10 kokku tegelikult. Need võisid erineda Euroopas, Ameerikas, Inglismaal, Prantsusmaal natukene need nimetused ja suurused. Põhimõtteliselt internetis on ka võimalik leida nimetusi ja tabeleid ja vanades fotoõpikutes on välja loodud näiteks Tiidermanni fotoõpik, mis on Eestis esimene eestikeelne fotoõpik üldse, see on 1899. Et varasem fotoõpikud, nii Parikaste fotoõpik kui Tiidermanni oma on iga eest hästi kättesaadav. Tasub alla laeta täismahus ja väga huvitav lugemine, seal on protsessid väga hästi ka lahti kirjutatud. Parikaste fotoõpikus on ka veel 20. aastate fotoõpikus on täiesti see algumiinmenetlus täiesti kirjas ja kuidas seda teha ja sel ajal oli ta ikkagi veel tuntud. Fotograafid õige veas hakkas kasutama seda siis seda tagumist poolt ka oma visiitkaardina just, kui oma töökoja andmed pandi sinna peale, autasud, mis on saadud. See on sellest väga tänuväärne materjaliuurijale. Mõtlesin, et on võimalik väga lihtsalt fotograaf tuvastada. Näiteks siin on Reinhold Sahtkeri foto vasakpoolne ja seal on ka näha 2 suurt medalit, mis ta on kuskil fotonäitustel võitnud ja selle järgi on nagu ka võimalik kergelt tuvastada, millal see foto tehtud on. Ilmselt see foto on siis peale seda tehtud, kui ta juba need auhinnad sai. Ja veel üks asi, mille foto on väga lihtne tuvastada, sest alguinne foto on alati leikiva pinnaga. Et see, kui leikiv see pind, see sõltus ka ajast ja moest. Alguses, kui algumiin foto tuli, siis seda leikivat pinda väga palju kritiseeriti. Seda loeti väga ebaesteetiliseks, aga aja möödudes 19. sajandi lõpupoole, 80-90 ja 90 oli leikiv foto väga moes ja siis sel ajal on kõrgleikiv fotod, mis seda algumiini töödeldi juba teistmoodi natukene, kääritati natukene see kauem, et see juba 6 aega mõnikord rohkem, see andis sellise lõpptulemuse läikivama, kaeti mitu korda algumiiniga, siis lasti veel see fotopaber läbi kuumade rullide, kus poleeriti, mõnikord vahatati, seal võiks olla väga palju erinevaid meetodeid, kuidas seda läiget saavutada ja matiima pinna saavutamiseks siis tegati algumiini ka erinevaid kas aineid ühendeid või näiteks vee lisamine pinda matimaks, aga täkklis andis oluliselt matima pinna. Veel üks tunnus, hiljem üleval saame seda ka täpsemalt lähemalt vaadata. See on siis kraklee või selline algumiini pind on, kuna see paber on väga õhuke ja algumiin ja paber on üksteist omadust natuke erinevad, siis algumiin sinna peale valatakse, siis algumiin tõmbab oluliselt rohkem kokku kui paber, märgpaber on pigem see, mis nüüd venib laiusesse ja algumiin nagu muudab oma mõõtmed oluliselt vähem. Selle tulemusena siis foto kõvasti kaardub ja sinna fotopinda aja jooksul tekivad sellised sisepingete tõttu mikrokraad,
mõnikord on need isegi palja silmaga näha, see on pigem erand, aga luubiga väga hästi loetavad, et see on ka üks põhiline meetod, kuidas siis on võimalik albumiinfotot tuvastada. Ja albumiinfoto puhul, ma ei tea, selle foto peal nüüd hästi ei ole näha, aga mõnikord on ka läbi selle albumiinkihiga paberikiud väga hästi näha. Ja foxing, sellest oli ennem juttu, kuna see foto tegemiseks aastates üldiselt palju paremat paberit, kvaliteetset paberit, isegi väga kvaliteetset paberit, siis aga foto taustadena kasutati üsna kehva paberit. Selle kehva paber aja jooksul koltub oluliselt ja tekib selline foxing, nagu siin foto peal on väga hästi näha ka. Ja see foxing võib ka läbi siis selle fotopaberi tulla fotopinnale, et siin tegelikult nendes seljadades osades on, ma ei tea, võib-olla siin ekraanipildi peal väga hästi ei ole näha, on ka seda foxingut üsna palju näha, et siin jällegi üks tunnus. Ja selline üleüldine kollakas toon on veel üks asi, mis alumiiniga juhtub. Ja see kahjustus ka, põhimõtteliselt alumiinfoto heledad osad muutuvad aja jooksul palju heledamaks. Ja kindlasti olete näinud selliseid fotos, kus on näod täiesti praktiliselt kadunud või kõik heledad objektid, seal enam detaili ei ole. See on väga hästi näha sellistel fotodel, mida on retusseeritud. Näiteks paremal pool seal on suurendus fotost, naise näos on näha selliseid tumedaid joonekesi ja juustes. Et need retusseering oli alati veel on samas toonus kui foto. Foto kujutis ise, et ta on ka välja ei paistaks, domineeriks. Idee oli jah, et sellist pigem vigu parandada. Aga selle kujutuse kahjustuse tõttu tulevad nüüd pigem välja aja jooksul hiljem. Järgmine menetlus, kolloodiumfoto. Kolloodiumfoto kolloodium ise leidnud 1852. aastal. Ta on siis treeritud puuvill, eeter või alkoholilauses. Omadustelt on ta on väga viskoosne, kleepu mass. Ta on võimalik väga hästi valada ja ta jätab õhukese kile ja läbipaistva kihi. Seda omadust osati kohe ära kasutada, sinna hakati kohe kasutama negatiivvõrjutus seda. Selle kindlasti kuulnud märkkolloodium menetlusest, mis ongi põhimõtteliselt kolloodium kolmstundliku emulsiooniga. Fotopaber iseenesest tuleb müügile hiljem. Miks ta müügile ei tule, võib-olla alguses on mitmeid põhjuseid, võib-olla üks põhjus on see, et kui kolloodium nüüd paberi pinnale valada, siis ta on ikkagi niivõrd läbipaistev, et see paberi kiud paistavad sealt võib-olla liiga hästi välja, et ta ei jäta nagu sellist siledat pinda nagu alumiinfoto. Selle tõttu ta paberi jaoks väga hästi ei sobinud. Aga mis selle ja selle asja puuduse suudeti siis kõrvaldada sellisel meetodil, et paberi kiht kaeti õhukese õhema või paksema barüüdikihiga. Barüüdikiht on baariumsulfaat ja siis liimistes on kasutatud enamasti selatiini. Ja baariumsulfaat on siis, või see kiht on selline väga-väga valge ja selline kergelt nagu läikiv, et ta on oluliselt valgem ja siledam pind kui paberil. Ja kui sinna peale siis kolloodiumkiht valada, siis oli selline, sai kohe täiesti uue sellise esteetilise väljanägemisega
foto. ja koloodiumifotod on nüüd oluliselt vähem levinud kasutusega, nad on ka põhimõtteliselt 30. lõpuni on täiesti pildistati neid ja 20. sajandi esimesel poolel ka veel väga palju. Siin on selline skeem, aber, parüdikiht, koloodium emulsioon. Kuna see koloodium on väga õhuke, siis ta on väga, väga õrn mehaaniliste vigastuste suhtes. Ja see on ka üks tunnus, mille järgi on seda väga, väga lihtsam tuvastada, kas luubiga või mikroskoobi all on väga, väga hea näha, et sellised, kui fotopind sisaldab hästi palju selliseid kriimustusi ja see emulsioonikiht on väga õhuke, siis ilmselt võib olla tegemist koloodiumfotoga. Aga see ei ole reegel. Teine tunnus, mille järgi ka menetlust võimalik tuvastada, on selline valguse interferents, ma saan ka teile näidata pärast hiljem. Põhimõtteliselt, kuna see koloodiumkiht on õhuke, siis läbi selle natuke pean tunnistama, et füüsikas natuke nõrk, kuidas see täpselt toimib, aga põhimõtteliselt valgus murdub seal emulsiooni erinevalt ja põhimõtteliselt tulemuseks on selline vikerkaare värvides õrn rohekas, punakas, magenta selline toon, mida on vastuvalgust, tugevat vastuvalgust on üsna hästi näha. Nii, kõve selatiinfoto. See on kõige levinum menetlus üldse. Põhimõtteliselt see võeti kasutusele 19. sajandi lõpus ja oli siis kasutus põhimõtteliselt tänapäevani. Ja menetluses mõningad erinevused. 19. sajandil põhimõtteliselt tuuakse välja kaks täiesti nagu erinevat meetodit, täiesti erinevat, kuidas see foto on võimalik saada. Üks võimalus on jälle saada see kontaktkopeerimise teel või valguse käes ilmutades selle pilti, et nagu see kopeerraames ma näitasin, et kujutis tekib ju valguse käes, et seda on võimalik siis vaadata, kuidas pilt tekib ja teine on siis, see toimatakse siis sellist paberit nimetatakse kopeerpaberiks. Ja teine meetod on siis ilmutamise tee saadud pilt. Et põhimõtteliselt, kui kaamerast siis film või klaasnegatiiv välja võtta, siis esialgu kujutist ei ole. Ja kujutis tekib alles siis pärast ilmutamist. Et see kujutis on olemas, see ei ole nähtav, see on latentseks kujutiseks ja ilmutuse käigus siis tuleb see esile. Et nende menetlustel on mõningad eripärad, et just säilitamise seisukohalt tuleb ja käsitlemise poole pealt tuleb ka natuke ühte või teist. On hea, kui te oskate neid helistada ja teate, mis on üks või teine. Siin on jälle näha see. Ja siin on ka kõige parem koht, kus on parüüdikihti näha. On just fotode servad, fotode nurgad ja kahjustatud alad. Kui te näiteks tuvastamisega tegelete, siis tasub just vaadata fotonurkasid. Paremal pool üleval, see on just mikroskoobil tuleb see väga hästi välja. Luubi all on nüüd natukene halvemini näha, aga teatud kogemus annab juba sellise pagasi, et on võimalik ka siit luubiga näha mõnel juhul. Paremal all on siis selline kahjustunud foto, see emulsioon on pealt ära lagunenud, tänu siis roostele ja parüüdikihti paistab seda ilusti välja. Seda saame hiljem pärast vaadata. Siin on üks näide kopeerpaberist. Kopeerpaberi puhul on ka jälle see üks tunnustest. Selle heledad osad võivad ka tuhmuda nagu lood või
selle albumiinfoto puhul, aga see ei ole reegel, et see siin sõltub veel väga paljudest teguritest. Ja siin võiksin selle ka välja tooma, mida me ennem ei rääkinud, on väga oluline, et ajaloost fotod ei ole kunagi praktiliselt mustvalged või mitte tooni. Et kas see tonaalsus on tingitud enamusse sellest, et fotosid just toneeriti, aga ka mõned menetlused on juba sellised teatud tonaalsusega ise. Saan rääkida hiljem natuke lähemalt. Et see toneerimine on nüüd selle järgi tuvastamine on väga keeruline, sest need tooni, erinevaid retsepte, need on kümnetes ja sadades. Toonimiseks kasutati väga palju erinevaid, põhiliselt peamiselt kasutati kuldtooniat. Kuldtoonina tehtud pildid on enamasti sellist villakad, tumepruuni tooni. Siin hõbeselatin foto, mis on nüüd saab ilmutades. Ja siin on nüüd üks väga selge tunnus ka, mille järgi on suhteliselt lihtne seda tuvastada menetlust. Hõbeselatin fotole kipub tekkima selline asi nagu hõbepeegel. Vasakul pool sellel fotol on üle selle foto on selline õrn nagu selline sinakas kiht. See just tekib tumedatesse aladesse ja paremal pool siis on näodes fotoservades on see tekkinud. See enamasti tekib kas siis soojuse, niiskuse, mustuse koosmõjul, selle neid tegureid väga mitmeid. Ja kõige rohkem on just seda pildi tumedates alades ja pildi nurkades. Just väga tihti nurkades sellepärast, et fotosid üldiselt ka võetakse nurkadest kinni. Ja selle foto peal tuleb väga hästi tuleb välja, mis juhtub, kui foto võeti emotsioonist kinni. Kuidas see foto kahjustub, see muidugi ei juhtu kohe, vaid see võib juhtuda 10 või 20 aasta pärast või 50 või 100 aasta pärast. See protsess võib väga pikk olla ja sõltub väga paljudest teguritest, aga see on üks põhjus, miks fotot ei tohi kunagi käega puudutada palja käega. Paistab, et mul on väga lühidalt need 4-5 menetlust läbi käinud. Täna me vaatame hiljem albumiinfotot, kolloodiumfotot ja hõbeselatinfotot. Teine osa, millest ma räägin, on fotod, et palju meil aega on, mis kella meil see koolitus kestis tegelikult? Me oleme tegelikult tunni ajaga nagu ajast maas, et kuidas on, et me võime viienigi ka nagu millest, et tegelikult sinul oli nagu 3-tunnine praktikum, eks ju, aga pikemaks. Ma näitan väga kiiresti selle digimisest slaidid üle, et see on põhimõtteliselt ikkagi praktikumi käigus ma siis räägin rohkem. Ei taha näidata pilti. Aga võib-olla ma räägin sellest seal on ka projektor ja ma saan tööga isegi lihtsam rääkida sellest. Saab praktilise poole siit. Selle osa, mis ma rääkisin praegu, siin on, siis sellest saab koha peal rääkida töö käigus.
on terve hunnik väga põnevaid fotosid ja just saabus veel üks suur väga põnev foto. Aga kuidas hoida vanasid fotosid, mis on vanad fotod ja mis sorti vanad fotod on, seda teab meile rääkida Joel Neis, kes töötab Eesti Vabamuuseumis samuti. Ja siis Kursavaid ka mul akadeemias. Jah, sellest ka natukene, ma olen fotoga kokku puutunud kuskil 15 aastat, niimoodi teadlikumalt rohkem. Ma sattusin Nõmme fotoringi, mis tegeleb mustvalge fotoga. Ja seal ma sain sellise korraliku kogemuse päris mustvalgega positiivse negatiivse protsessiga. Ja hiljem õppisin fotograafiat ja sattusin Eesti Teatri Muusikamuuseumisse fotohoidjaks. Seal oli 5 aastat. Õppisin kooli minna, restaureerimistetsi õppima ja sellest ajast töötan siis senistes Kodakanutis, mis on ühinenud siis Vabamuuseumiga ja Eesti Vabamuuseum. Ma esialgu räägin siis lihtsalt natukene üldiselt fotograafia ajaloost ja siis mõnedest rohkem levinud fotomenetlustest. Ja keskendun rohkem 19. sajandi, 20. sajandi alguses. Nii palju fotograafiast üldiselt algusest, et miks see fotograafia just sel ajal tekkis 19. sajandi esimesel poolel, et iseenesest mingisugused eeldused olid olemas, et võiks varem juhtuda. Kaamera obscura, siin on näha see paremal pool üleval regioonis. Printsiip on väga lihtne, puhas füüsika. Pimedat kasti, kus on ühes otsas väike auk ja siis teise seina peaks projekteerima siis kujutis peegelpildis pea alaspidi. See on tänapäeval kõikide kaamerate põhimõtteliselt sama põhimõte, et selle augu on nüüd asendanud see fotoobjekti. Seda teati antiikajal, sest seda on kirjeldatud Vanas Hiinas teati seda põhimõtet, selline asi on olemas, aga sellega ei osatud alguses suurt midagi ette võtta. Mingil hetkel avastasid kunstnikud, et selle abil on väga hea kopeerida või siis reaalsust ümber joonistada. Selle varemal nurgas on siis kaamera lucida, põhimõtteliselt mille tööpõhimõte on sama, mis kaamera obscural. Selle taga seinas on nüüd peegel, kus projitseeritakse üles klaasi peale ja siis läbi paberi on võimalik siis joonistada kontuurid välja, et väga nagu kopeerida käsitsi loodust. Siin on ka ühest vanast käsikirjast veel tööpõhimõte. Ja see eelnõu kaamera kohta. Ja mis nüüd siis seda kujutist teeb, teine oluline asi on siis keemia, millega see kujutus tekitatakse. Et selleks on üldiselt kõige levinum on lihtsalt hõbedasoolad, mis siis on teada, et need olid juba vanasti teada, keskajal teada, et need valguse mõjul tumenevad. Et oli märgata seda ja oli vaja need 2 asja kokku viia. Et sinna kaamerasse panna siis need hõbedasoolad ja sinna peale see kujutis ja need osad, mis valgust saavad, need siis muutuvad tumedamaks ja ülejäänud ei muutu. Väga lihtne põhimõtteliselt printsiip, et vast paljud on teist näinud ka seda kaamera obscura põhimõtet ja kindlasti teate kõik, mis on positiiv ja negatiiv. Aga siis selleni põhimõtteliselt jõuti juba kuskil 17. sajandi lõpus ja 1800 siis esimest korda kirjeldatakse tegelikult esimest pilti, mis on saadud sellisel kujul. Ainuke asi on see, et seda pilti ei suudetud siis säilitada, see lihtsalt valguse käes kadus. Ja esimene foto, mis on meiega säilinud, pole päris esimene, see on üks esimestest. See nüüd ei ole traditsioonilises mõttes foto, see on natuke teisel menetlusel saadud, aga põhimõtteliselt kaamera obscuraga saadud kujutis, mis on see hõbeplaadile. See hõbeplaat kaetud bitüümianiga, töödeldi keemiliselt, sisuliselt saab selline reaalne pilt. Idee oli selles, et oleks võimalik saada nüüd nagu trüki pilte või lihtsamal kujul, et ei pea gravüürima, aga
selline põhiliselt selline idee, et kuidas saada kuidagi lihtsamalt. Väga revolutsiooniline avastus või saavutus. Et siin on muidugi, see foto on väga tuntud, kindlasti olete näinud seda. Et 1952. aastal siis leidsid ajaloolased selle foto ülesse ja juhtus selline asi, et keskel on näha see originaalfoto, et seda avaldada üldse, et see oleks nähtav, siis tuli seda fotot kõvasti töödelda ja saadi see vasakpoolne kujutis, mis on nüüd igal pool raamatutes. Et põhimõtteliselt vasakpoolne kujutis ongi see, mida kõik tunnevad selle esimese fotona, kuigi see on sellest päris fotost väga palju erinev. Ja parema poolne siis see, kuidas ta nüüd on säilitatud tänapäeval. Selles kastis on väga kontrollitud õhuniiskus, temperatuur, on hermeetiline, keskkonda kogu aeg moniteeritakse. Aga seda fotot on võimalik vaadata ja loodetavasti säilib ka kaua veel. Esimene siis fotoajaloo alguseks loetakse aga aastal 1839. See mees, Jean-Baptiste või Louis Jacques-Mandré Daguerre, siis jõudis esimese reaalse siis fotomenetluseni, Daguerre tüübini. Printsiibilt on lihtsalt tegemist on hõbeda plaadiga, mis on siis selles hõbeda sooladega tehtud valgustundlikuks. Plaat on kaamerasse, siis säritatud seda kujutist. Pärast keemilise töötlusena saadud siis selline nähtav pilt, et see pilt on alati peegelpildis, nii nagu see kaamera obskuru sees on. Ja põhimõtteliselt see on siis see esimene väga levinud, seda kasutati Euroopas kümnendi jooksul väga palju, aga Ameerikas oli palju levinumad, seal kestis see pikemalt ja oli üks peamise esimene fotomenetlustest. Jah, ta on hõbetatud plastplaat tegelikult. Räägin Eestist ka, Eestis on neid väga vähe säilinud, sest et iseenesest Daguerre tüüp jõudis Eestisse väga kiiresti. Juba teada esimesed teated juba paar aastat hiljem sellest, et on selline asi leiutud või mitte paar aastat hiljem, vaid toetud kuud hiljem, et on selline leiutis saavutatud seda ajalehele teade. Mõned aastad hiljem on juba teada ka, et esimene fotograaf on siin Eestis käinud. Mis ta teinud on, seda jälle ei ole teada. Siis Eestis on ka tehtud kaardistus, et kõik on kokku loetud arhiivides ja muuseumites palju need Daguerre tüüpe on väga vähe, 22 tükki. Erakogudes võib veel need olla siin-seal. Ja üks põhjus, miks neid kindlasti võib-olla ka vähe on, sellepärast, et kindlasti ka Balti sakslased, kui nad siit ära läksid, võtsid selle endaga kaasa. Kindlasti mingi osa nendest. Ja selle Daguerre tüübi kohta saab lugeda, siin all on nüüd väike link on tehtud teadik selle kohta ka Tsika Vilme Asmeri. Aspar on koostanud siis menetluse kohta põhjaliku teaviku ja siis seal on Eesti Daguerre tüübid ka kirjas nende kohta üht-teist täpsemalt. See info pärast saate kindlasti need slaidid ja ühe lehe ka, kus on võimalik täpsemalt lugeda. See on siis esimene teadaolev, kõige vanem teadaolev Daguerre, mis Eestis on. Mõnega on küll Peterburis tehtud, aga asub Eestis 1844 juba. Selle menetlus väga eripära on see tohutu peen detailsus, mida põhimõtteliselt hilisemad menetlused ei ole järgi suutnud teha. Daguerre tüübi kohta võib ka nii palju öelda, et need on alati väga kaunilt planeeritud. Hõbeplaat on siis pandud
spetsiaalselt karpi enamasti, mõnikord ei ole ka, väga harva on seda, selle peal on klaas, siis ja mõnikord selle karbil ka kaan. Tegelikult väga, see vormistus on juba väga ilus ja järgmine menetlus, soolapover. Selle menetluse avastajaks ja leiutajaks on siis Talbot ja tema oli inglane ja põhimõtteliselt tema tegeles selle fotograafiaga või selle hõbeda soolade uurimisega juba pikemat aega tegelikult. Ta väga mitmekülgne isik nagu ikka tol ajal, enamus need teadlased tegelesid paljude asjadega. Ja see oli temal nagu selline väike kõrvalhobi. Ja 1839. aastal, kui daguerreotüüp esitleti Prantsuse Teaduste Akadeemias, siis oli muidugi Talbotile ilmatuseks. Oli sisuliselt hiljaks jäänud. Muidugi see innustas teda ja tänu sellele hakkas siis oma menetlust edasi arendama ja uurima ja põhimõtteliselt jõutiski ka lõpuks tulemuseni. Sai siis sellise püsiv foto. Tema katsetas siis, alusmakseks oli paber, mis oli ka siis hõbeniktraati kastetud ja lahusesse. Tema ei teinud mitte pilte kaamera obscuras, vaid pani paberi peale siis erinevaid objekte, näiteks pitsi või puulehti ja siis põhimõtteliselt joonistus selline kujutis välja. Algust oli jah muidugi probleem, et need kujutised hääbusid ja need ei olnud püsivad valguskindlad. Mis on tema menetluse eripära on see, võrreldes daguerreotüübiga, siin on kujutis negatiivis. Et see paberi osa, mis valgust sai, see tumenes ja see, mis valgust oli varjatud, see on heledaks jäänud, nagu see puulehel või sellel taimelehel on näha. Ja selline menetlus võimaldas siis teha fotost koopiaid. Põhimõtteliselt neid koopiaid tehti kontaktmenetlusel, pandi negatiiv alla, positiiv peale, valgustati ja saadi siis peamisele paberile positiivkujutus, mis on nüüd õigepidi. Vasakpoolne foto on peegelpildis ja parempoolne nii, nagu ta siis looduses meile näeb see puhul. See oli juba suur revolutsiooniline samm edasi, ilmselt oli foto nüüd jõudnud sellisesse etappi, et sai väga lihtne seda levitada ja paljundada. Talbot ise pildistas ka väga palju ja Eestis on ka mõned tema fotod. Need on Tartus ülikooli raamatukogus, jah. Aeg-ajalt on võimalus neid näha, et mõnikord paar korda aastas või isegi harvemini on mõningate sündmuste raames, siis võetakse need välja, et kuna nad on nii valguskartlikud, siis põhimõtteliselt neid pigem ei näidata. Talbot siis nimetas oma fototüübi, selle menetluse Talbot-tüübiks või photographic drawinguks või Talbot-tüübiks. Aga levinud ta tänapäeval teatakse seda kui soolapover fotot. Soolapover foto siis levis Eestis või Euroopas kohe paralleelselt daguerreotüübiga hakkas levima. Aga Ameerikas oli ikkagi daguerreotüüp kuidagi nii tugevalt kinnitanud, et seal on soolapover fotosid väga palju vähem või praktiliselt ei leidu. Ja soolapoveri foto kohta on ka Eestis on natukene kirjutanud, põhimõtteliselt oma bakalaureused kirjutanud Kadi Sika just ajaloomuuseumi soolapoveri fotode kohta. Selle lingi ma annan ka pärast, kus selle töö kätte saab. Seda bibliograafia kõik alguses tutvustasin. Jah, Vahu näiteks ka Eesti fotolehel on see bibliograafia lehekülg, et seal on, see on väga tänapäeva lehekülg, seal on põhimõtteliselt suures osas kõik, mis on Eestis fotograafia kohta kirjutatud, on see välja toodud. Kindlasti kõik, aga väga suures osas.
nii, soolavabari kohta nii palju ma räägin natukene sellest fotost, kui mitte sellest, mis seal foto peal on, kuid fotost kui objektist. see on ikkagi natuke minu spetsiifika, et mina ei vaata fotot kui infokandjat rohkem, kui ma vaatan fotot kui eset. Natukene ja mind huvitab see võib-olla natuke rohkem. See info, mis seal foto peal on muidugi väga oluline ja ma hindan seda kui kõrgelt. Ja hiljem töötoas ma natukene räägin ka nendest fotode tuvastamisest ja sellest poolest ka natukene, kuigi see on väga, väga keeruline. Aga natukene üht-teist ma siiski räägin ja kui te sealt ära tulete sellest töötoast, siis mitte kindel olla, et siiski neid fotosid suures osas määrata ei oska ja isegi professionaalid jäävad hätta sellega, aga mingit aimudes võib-olla saate. Siis soolapaberi iseloomulikumad tunnused on see, et on praktiliselt alati väga õhukesel paberil, siis see paberi kiud on alati näha, ta on väga mati pinnaga, paberi kiud on näha, kuna see paber on kastetud otse selle hõbenekraadi lahusesse ja see lahus on siis selle paberi sisse imbunud põhimõtteliselt, et kui nüüd mikroskoobiga vaadata, siis on näha, kuidas see tumedad hõbeda osakesed siis paistavad seal paberikiudude vahelt välja, et see selline paber teeb selle hästi matiks ja natukene see kujutab selle kõige teravam. Ja üldiselt, kui 19. sajandi väga palju kleebiti fotosid taustale, siis soolapaberi fotode puhul see väga levinud ei olnud, kuigi kleebiti ka väga palju. Ja väga üks iseloomulik tunnus on ka foxing. Foxing on selline, foxing nimetatakse selliseid tumedaid pruunikaid täppe lihtsalt paberi või mingi materjali, mille päritolu päris täpselt teada ei ole. Mis pruunid täpp kindlasti olete näinud ja täna ka näete hiljem. Soolapaberi ma väga palju rohkem ei peatugi. See on natukene selline menetlus, mis väga levinud ei ole, aga mida ta võib-olla väga palju ka ei kohta, kindlasti võib seda juhtuda. Aga järgmiseks tuleb välja sellist menetlus nagu albumiinfoto. Tegelikult on see 19. sajandi kõige levinum foto menetlus ja peamiselt kõige rohkem oli just levinud 1855. kuni 1890. aastani. Hiljem väga natuke vähem. Ja see varasem periood, 1835–55 on põhimõtteliselt nagu selline otsimise aeg, kus katsetati ja juba midagi leiti ja tutvustati, aga kõrgperiood on siis 1855–1890. Hiljem 1890–1920 kasutati ka seda päris laialdaselt, et selles mõttes sellise perioodiseerimise kaudu on muidugi väga, väga raske hinnata, millal just paigutada 19. sajandisse see albumiinfotost tegi 20. sajandil ka. Ja on teada, et siis albumiinpaberi tootmine lõpetati 1923. aastal Saksamaal. Ja käsitsi võidi seda veel teha hiljem ka, kuigi see on väga marginaalne, pigem sellistes 20. aastatel on albumiinfoto pigem haruldus. Mõned kuupäevad siis ka välja toonud, siis 1850 oli siis esmatutvustus, põhimõtteliselt albumiinfoto esmatutvustus. Albumiini see varasel perioodil siis katsetati pigem albumiini negatiivi, klaasnegatiividel. Soolapaberi foto oli levinud, soolapaberi foto negatiiv oli väga levinud, aga puudus oli just see, et läbi paberi teisele paberile pildi kopeerides läks väga palju infot kaduma, põhimõtteliselt kvaliteet ei olnud nii hea ja ideaalne oleks olnud siis läbipaistv põhimik, milleks see klaas oleks siis kõige sobilikum. Ja ainuke probleem oli selles, et seda fotoemulsiooni või fototundlikkust tihti ei osatud väga hästi siis kinnitada klaasile. Varajaselt siis üks variant, kuidas seda varajaselt katsetati oli ka siis albumiini. Mul peaksin natuke rääkima, mis see albumiin üldse on.
põhimõtteliselt albumiin on tegelikult munavalges sisalduv proteiin. Põhimõtteliselt eesti keeles on siis see albumiin emulsioon ja see proteiin on täpselt ühe sõnaga. Inglise keeles kirjanduses muidugi eristatakse albumiin ja albumeen. Et siis albumeeniks nimetatakse põhimõtteliselt fotoemulsiooni, et teha see erisus. Ja albumiiniks siis nimetatakse seda munavalguproteiini. Jah, eesti keeles vaadatakse selle ikkagi albumeeni kasutamist ikkagi vääraks, et pigem vaadatakse õigiks sõna albumiin. Protsess oli ise selline, et põhimõtteliselt alguses eraldati munavalge munakollasest. Sinna hulka segati hõbeda soolad või siis munavalge kloppide segamini jäeti seisma. Hiljem lisati sinna vett, põhimõtteliselt võis seista mõned tunnid või mitu päeva või isegi kuu võis seista see albumiin, see olenes sellest, mis oli see lõpptulemus või lõppeesmärk. Seejärel see emulsioon valati paberile või siis teine variant, mis rohkem levitud, kasteti paber siis selle munavalge vanni otsast kinni võttes ja õrnalt niimoodi ja hoiti see natuke selle emulsiooni vannis siis. Ja selleks, et see paber sinna vanni ära õhuks, kasutati väga õhukest paberit. See paber oli tõesti väga õhuke. Ja seda te hiljem näete ka fotodelt siin ja ka õpitoas, kui õhuke see paber võis. Ja seda fotopaberit hakati juba tootma 1851. aastal, aga selle miinuseks oli see, et fotograafid ise selle paberi tegema valgustundlikuks, et siis kastma selle paberi selle soola lahusesse ja siis kuivatame, seejärel sai siis pildistada. Pildistada sai umbes paari päeva jooksul. See oli üks suuremaid selle menetluse miinuseid. Aga põhimõtteliselt juba eelvalmistatud paberit võimalik osta. Et siis albumiin fotopaber on siis selles suhtes erinev soolapaber fotost, kui soolapaberi fotol oli see fototundlik kiht paberi kiudru sees, siis nüüd on see valgustundlik kiht siis selle emulsiooni sees, albumiinikihi sees. Ja see albumiinikiht siis katab seda fotopaberit ja selle tulemusena on võimalik saada selline palju ühtlasem ja siledam pind. Ja ka foto oli siis palju detailsem ja teravam. Siin on veel kopeerraam. Põhimõtteliselt, kui tänapäeval fotosid ilmutatakse pärast pildistamist, põhimõtteliselt pilt ilmutatakse, kinnitatakse ja siis on võimalik sellest alles negatiive teha siis, või fotosid teha, suurendamise teel või kontaktkoopia põhimõttel, siis vanasti albumiinfoto puhul ja mõnede teiste menetluste puhul pärast pildistamist siis pandi foto sellisest kopeerraami, kus ühel pool oli siis kas pabernegatiiv või klaasnegatiiv, foto pandi sinna peale ja põhimõtteliselt see pilt tekkis siis valguse käes. See foto viidi enamasti akna alla või õue, lasti seal seista, see võiks kesta seal mõni minut või pool tundi või isegi kauem, olenes kui tugev see valgus on. Ja sellest klapist siis vaadata aega, et kas kaugel see ilmumine on siis põhimõtteliselt see negatiiv natukene luupist üles, siis vaadata piluti, pilt on juba valmis või ei ole ja siis seejärel siis toimub sellest kinnitamine. Siin on üks foto albumiinpaberit, siin on väga hästi näha, kui õhuke see paber on. Et see on ka üks albumiinfoto tunnus, et on alati väga õhukesel paberil.
nii, siis 1800, tuleks ajajoone juurde tagasi, 1854 patenteeris siis selline prantsuse fotograaf nagu Listerii visiitkaardi formaadi. Põhimõtteliselt olid sellises mõõdus visiitkaardid omal ajal kasutuses, tema just siis patenteeris just selle formaadi ja vormistas selle niimoodi, et samas visiitkaardi formaadis võeti tugevam aluspapp ja kleebiti siis see foto sinna peale. Et just 19. sajandi väga paljud 19. sajandi aluminiumi fotod on just selliselt vormistatud, et visiitkaardid olid algselt ühes mõõdus, aga vahe üsna pea, pisut ka erinevaid formaate, et seal võib lugeda 10 kokku tegelikult. Need võisid erineda Euroopas, Ameerikas, Inglismaal, Prantsusmaal natukene need nimetused ja suurused. Põhimõtteliselt internetis on ka võimalik leida nimetusi ja tabeleid ja vanades fotoõpikutes on välja loodud, näiteks Tiidermanni fotoõpik, mis on Eestis esimene eestikeelne fotoõpik üldse, see on 1899. Et varasem fotoõpikud, nii Parikaste fotoõpik kui Tiidermanni oma on Tigaris täiesti kätte saada. Tasub alla laetada täismahus ja üks väga huvitav lugemine, seal on protsessid väga hästi ka lahti kirjutatud. Parikaste fotoõpikus on ka veel 20. aastate fotoõpikus on täiesti see albumiinmenetlus täiesti kirjas ja kuidas seda teha ja sel ajal oli ta ikkagi veel fotograafid õige veas hakkas kasutama seda siis seda tagumist poolt ka oma visiitkaardina just kui oma töökoja andmed pandi sinna peale autasud, mis on saadud. See on isest väga tänuväärne materjali uurijale. Mõtlesin, et on võimalik väga lihtsalt fotograaf tuvastada. Näiteks siin on Reinhold Sahteri foto vasakpoolne ja seal on ka näha 2 suurt medalit, mis ta on kuskil fotonäitustel võitnud ja selle järgi on nagu ka võimalik kergelt tuvastada, millal see foto tehtud on. Ilmselt see foto on siis peale seda tehtud, kui ta juba need auhinnad sai. Ja veel üks asi, mille foto on väga lihtne tuvastada, see albumiini foto on alati leikiva pinnaga. Et see, kui leikil see pind, see sõltus ka ajast ja moest. Alguses, kui albumiini foto tuli, siis seda leikivat pinda väga palju kritiseeriti. Seda loeti väga ebaesteetiliseks, aga aja möödudes 19. sajandi lõpupoole, 80-90, eriti 90-ndal oli läiki foto väga moes ja siis sel ajal on juba kõrgleikka fotod, mis seda albumiini töödeldi juba teistmoodi natukene, kääritati natukene see kauem, et juba kuu aega mõnikord rohkem, see andis sellise lõpptulemuse läikivama, kaeti mitu korda albumiiniga, siis lasti veel see fotopaber läbi kuumade rullide, kui see poleeriti, mõnikord vahatati, seal võiks olla väga palju erinevaid meetodeid, kuidas seda läiget saavutada. Ja matimaa pinna saavutamiseks siis segati albumiini ka erinevaid kas aineid ühendeid või näiteks vee lisamine pinda matimaaks, aga täklis andis oluliselt matimaa pinna. Veel üks tunnus, hiljem üleval saame seda ka täpsemalt lähemalt vaadata. See on siis kraklee või selline albumiini pind on, kuna see paber on väga õhuke ja albumiin ja paber on üksteist omadust natuke erinevad, siis albumiin sinna peale valatakse, siis albumiin tõmbab oluliselt rohkem kokku kui paber, märgpaber on pigem see, mis nüüd venib laiusesse ja albumiin muudab oma mõõtmed oluliselt vähem. Selle tulemusena siis foto kõvasti kaardub ja sinna fotopinda aja jooksul tekivad sellised sisepingete tõttu mikrokraad. Mõnikord on need isegi palja silmaga näha, see on pigem erand, aga luubiga väga hästi loetavad, et see on ka üks
põhiline meetod, kuidas siis on võimalik albumiinfotot tuvastada. Ja albumiinfoto puhul, ma ei tea, selle foto peal nüüd hästi ei ole näha, aga mõnikord on ka läbi selle albumiinkihiv ja paberikihud väga hästi näha. Ja foxing, sellest oli ennem juttu, kuna see foto tegemiseks kasutatakse üldiselt palju paremat paberit, kvaliteetset paberit, isegi väga kvaliteetset paberit, siis aga foto taustadena kasutati üsna kehva paberit. Ja selle kehva paber aja jooksul koltub oluliselt ja tekib selline foxing, nagu siin foto peal on väga hästi näha ka. Ja see foxing võib ka läbi siis selle fotopaberi tulla fotopinnale, et siin tegelikult nendes seljadades osades on, ma ei tea, võib-olla siin ekraanipildi peal väga hästi ei ole näha, on ka seda foxingut üsna palju näha, et siin jällegi üks tunnus. Ja selline üleüldine kollakas toon on veel üks asi, mis alumiiniga juhtub. Ja see kahjustus ka, alumiinfoto heledad osad muutuvad aja jooksul palju heledamaks. Ja kindlasti olete näinud sellised fotos, kus on näod täiesti praktiliselt kadunud või kõik heledad objektid, seal enam detaile ei ole. See on väga hästi näha sellistel fotodel, mida on retusseeritud. Näiteks paremal pool seal on suurendus fotost, naise näos on näha selliseid tumedaid joonekesi ja juustes. Et need retusseering oli alati veel on samas toonus kui foto. Foto kujutis ise, et ta on ka välja ei paistaks ja domineeriks. Idee oli jah, et sellist pigem vigu parandada. Aga kujutis selle kujutuse kahjustuse tõttu tulevad nüüd pigem välja aja jooksul hiljem. Järgmine näitus kolloodium foto. Kolloodium foto tuli, kolloodium ise leiti 1852. aastal, ta on siis treeritud puuvill, leiti ka alkoholilauses. Omadustelt on ta on väga viskoosne, kleepu mass, ta on võimalik väga hästi valada ja ta jätab veel õhukese kile ja läbipaistva kihi. Seda omadust osati kohe ära kasutada, sinna hakati kohe kasutama negatiivvõrjudes seda. Te olete kindlasti kuulnud märkkolloodium menetlusest, mis ongi põhimõtteliselt kolloodium kolmstundliku emulsiooniga. Fotopaber iseenesest tuleb müügile hiljem. Miks ta müügile ei tule, võib-olla alguses on mitmeid põhjuseid, võib-olla üks põhjus on see, et kui kolloodium nüüd paberi pinnale valada, ta on ikkagi niivõrd läbipaistev, et see paberi kiud paistavad sealt võib-olla liiga hästi välja, et ta ei jäta nagu sellist siledat pinda nagu alumiinfoto. Selle tõttu ta paberi jaoks väga hästi ei sobinud. Aga mis selle ja selle asja puuduse suudeti siis kõrvaldada sellisel meetodil, et paberi kiht kaeti õhukese õhema või paksema parüüdikihiga. Parüüdikiht on baariumsulfaat ja siis ilmistus on kasutatud enamasti selatiini. Ja baariumsulfaat on siis, või see kiht on selline väga-väga valge ja selline kergelt nagu läikiv, et ta on oluliselt valgem ja siledam pind kui paberil. Ja kui sinna peale siis kolloodium kiht valada, siis oli selline, sai kohe täiesti uue sellise esteetilise väljanägemisega foto. Ja kolloodium fotod on nüüd oluliselt vähem
levinud kasutusega, nad on ka põhimõtteliselt 30ndate lõpuni on täiesti pildistati neid ja 20. sajandi esimesel poolel ka veel väga palju. Siin on selline skeem, aber, parüüdikiht, kolloodium emulsioon. Kuna see kolloodium on väga õhuke, siis ta on väga, väga õrn mehaaniliste vigastute suhtes. See on ka üks tunnus, mille järgi on seda väga, väga lihtsam tuvastada, kas luubiga või mikroskoobi all on nüüd väga, väga hea näha, et sellised, kui fotopind sisaldab hästi palju selliseid kriimustusi ja see emulsioonikiht on väga õhuke, siis ilmselt võib olla tegemist kolloodium fotoga. Aga see ei ole reegel. Teine tunnus, mille järgi ka menetlust võimalik tuvastada, on selline valguse interferents, ma saan ka teile näidata pärast hiljem. Põhimõtteliselt, kuna see kolloodium kiht on õhuke, siis läbi selle natuke pean tunnistama, et füüsikas natuke nõrk, kuidas see täpselt toimib, aga põhimõtteliselt valgus murdub seal emulsiooni erinevalt ja põhimõtteliselt tulemuseks on selline vikerkaare värvides õrn rohekas, punakas, magenta selline tool, mida on vastuvalgust, tugevat vastuvalgust on üsna hästi näha. Kõveselatiinfoto. See on kõige levinum menetlus üldse. Põhimõtteliselt see võeti kasutusele 19. sajandi lõpus ja oli siis kasutus põhimõtteliselt tänapäevani. Ja menetluses mõningad erinevused. 19. sajandil põhimõtteliselt tuuakse välja kaks täiesti erinevat meetodit, täiesti erinevat, kuidas see foto on võimalik saada. Üks võimalus on jälle saada see kontaktkopeerimise teel või valguse käes ilmutades selle pilti, et nagu see kopeerraames ma näitasin, et kujutis tekib ja valguse käes, seda on võimalik siis vaadata, kuidas see pilt tekib ja teine on siis, see toimatakse siis sellist paberimuudeks, nimetatakse kopeerpaberiks. Ja teine meetod on siis ilmutamise tee saadud pilt. Et põhimõtteliselt, kui kaamerast siis film või klaasnegatiiv välja võtta, siis esialgu sul kujutist ei ole. Ja kujutis tekib alles siis pärast ilmutamist. Et see kujutis on olemas, see ei ole nähtav, see on latentseks kujutiseks ja ilmutuse käigus siis tuleb see esile. Et nende menetlustel on mõningad eripärad, et just säilitamise seisukohalt tuleb ja käsitlemise poole pealt tuleb ka natuke ühte või teist. On hea, kui te oskate neid eristada ja teate, mis on üks või teine. Siin on jälle näha see. Ja siin on ka kõige parem koht, kus on parüüdikihti näha. On just fotode servad, fotode nurgad ja kahjustatud alad. Kui te näiteks tuvastamisega tegelete, siis tasub just vaadata fotonurkasid. Paremal pool üleval, see on just mikroskoobil tuleb see väga hästi välja. Luubi all on nüüd natukene halvem näha, aga teatud kogemus annab juba sellise pagasi, et on võimalik ka siit luubiga näha mõnel juhul. Paremal all on siis selline kahjustunud foto. See emulsioon on pealt ära lagunenud, tänu siis roostele ja parüüdist paistab seda ka ilusti välja. Seda saame hiljem pärast vaadata. Siin on üks näide kopeerpaberist. Kopeerpaberi puhul on ka jälle see üks tunnustest. Selle heledad osad võivad ka tuhmuda nagu lood või selle albumiinfoto puhul, aga see ei ole reegel, et see siin sõltub väga paljudest teguritest. Ja siin võiksin selle ka välja tooma või
mustvalget või mingit tooni. et kas see tonaalsus on tingitud enamasti sellest, et fotosid just toneeriti, aga ka mõned menetlused on juba sellised teatud tonaalsusega ise. sellest saan rääkida hiljem natuke lähemalt. et see toneerimine on nüüd selle järgi tuvastamine on väga keeruline, sest need tooni, erinevaid retsepte, need on kümnetes ja sadades. toonimiseks kasutati väga palju erinevaid, põhiliselt peamiselt kasutati kuldtoonijat. kuldtoonina tehtud pildid on enamasti sellist villakad, tumepruuni tooni. siin hõbeselatin foto, mis on nüüd saab ilmutades. ja siin on nüüd üks väga selge tunnus ka, mille järgi on suhteliselt lihtne seda tuvastada menetlust. Hõbeselatin fotole kipub tekkima selline asi nagu hõbepeegel. vasakul pool sellest fotol on üle selle foto on selline õrn nagu selline sinakas kiht. see just tekib tumedatesse aladesse ja paremal pool siis on näodes fotoservades on see tekkinud. see enamasti tekib kas siis soojuse, niiskuse, mustuse koosmõjul, seal on neid tegureid väga mitmeid. ja kõige rohkem on just seda pildi tumedates alades ja pildi nurkades. just väga tihti nurkades sellepärast, et fotosid üldiselt ka võetakse nurkadest kinni. selle foto peal tuleb väga hästi tuleb välja, mis juhtub, kui foto võeti emulsioonist kinni. kuidas see foto kahjustub, see muidugi ei juhtu kohe, vaid see võib juhtuda 10 või 20 aasta pärast või 50 või 100 aasta pärast. see protsess võib väga pikk olla ja sõltub väga paljudest teguritest, aga see on üks põhjus, miks fotot ei tohi kunagi käega puudutada palja käega. paistab, et mul on väga lühidalt need 4-5 menetlust läbi käinud. täna me vaatame hiljem alumiinfotot, kolloodiumfotot ja hõbeselatinfotot. teine osa, millest ma räägin, on fotod, et palju meil aega on, mis kellani meil see koolitus kestis tegelikult? noh, meil on tegelikult tunni ajaga nagu ajast maas, et kuidas on, et me võime viienigi ka nagu millest, et tegelikult sinul oli nagu 3-tunnine praktikum, eks ju. aga pikemaks. ma näitan väga kiiresti selle digimisest slaidid üle, et see on põhimõtteliselt ikkagi praktikumi käigus ma siis räägin rohkem. Ei taha näidata pilti, aga võib-olla ma räägin sellest siis seal on ka projektor ja ma saan tööga kui isegi üldse rääkida sellest. Saab praktilise poole siit. Selle osa, mis ma rääkisin praegu, küsimus on, siis sellest saab koha peal rääkida töö käigus.